Nagu ma korra juba mainisin, on English coaching midagi sellist, mis seob kaks asja: õpetamismetoodika ja coachingu ja supervisiooni tehnikad. Ja kuidas see välja näeb, on see, et tegelikkuses, et iga tund algab ju sellest, et me vaatame, kus me praegu oleme, eks ju. Me uurime välja, mis on jäänud veel nagu segaseks eelmistest kordadest ja teeme sellise kaardistuse ning seejärel paneme nagu eesmärgi. Et me tegelikult eesmärgistan iga oma tundi või iga oma loengut. Et kuhu me peame selle loengu lõpuks jõudma. Mis on sinu isiklik vajadus või eesmärk täna selle 1,5 tunniga või 45 tunniga saavutada. Ja igaüks võitleb enda vajaduse eest, sest igale õppijale on see vajadus alati erinev. Ja mis edasi saab, on see, et üldiselt alati on õppijad kodutöö teinud ja kodutöö on tehtud enda valikul. Igaüks on teinud midagi sellist, mis tema on arvanud, et tema õpiprotsessi kõige rohkem toetab ja teda kõige rohkem huvitab. Ja kui me hakkame neid kodutöösid siis kuidagi lahti arutama seal tunnis, siis sealt tekivad peale keelemomendid, kus me arutame neid asju teises keeles, kus ma seon need võib-olla mõne grammatikapunktiga, eks ju, ja kokku saabki tegelikult tund. Kuidas ma tekitan motivatsiooni on ilmselt läbi erinevate küsimuste, nende õigete küsimuste, mis tulevad siis coachingust, kus siis inimene võib-olla hakkabki mõtlema, et miks ma päriselt õpin, mis ma tegelikult saavutada tahan ja mida ma tegelikult teen selleks.